Tere üle pika aja! Trinity äriõiguse töögrupp on tagasi suvepuhkuselt, mis algas palju varem, kui algas suvi ja lõppes natukene hiljem, kui väljas lõppes suvi. Ja edaspidi me oleme eetris ühe korra kuus ja täna on siis esimene kord ja selleks korraks sain ma tarkuse selle aasta märtsikuisest Riigikohtu üldkogu lahendist, kus käsitleti juhatuse liikme vastutust. Ja see on lahend, mida võib-olla peaks teadma kõik juhatuse liikmed ja osanikud, kes on palganud endale juhatuse liikme. Et juhatuse liikme kohustuse rikkumine võib teatud juhtudel olla ka kuritegu. Nimelt usalduse kuritarvitamine. Tegemist on niinimetatud Tarmeko pehmemööbli keisiga ja selles lahendis leiti, et kui juhatuse liige on natukene endale kõrvale pannud, näiteks ta teab, et tal on info, et välismaal on kaubamüüja, kelle käest saab kaupa osta natukene odavamalt, kui võib-olla siin turul saaks. Ja ta teeb omale vahele sinna firma, kuhu ta selle kauba alguse ostab ja siis müüb kallimalt Tarmekole edasi. Või ta ostab endaga seotud firmalt näiteks kangast sendikese kallimalt, kui seda saaks turu peal muidu osta, siis on tegemist kuriteoga ja juhatuse liige võib minna vangi.